oli ta tegelikult seal risti peal kui pidalitõbine. Ja kui me loeme siin 3. Moosese raamatust, vaatan siin slaid on. 3. Moosese 14, 1 ja 4. See on seadus pidalitõbe kohta. Ja esiteks asus pidalitõbine alati väljaspool linna. Nad olid väljaspool linnamüüri kaitset. Ja nagu Toora on müür ja linn asub alati künkal. Linnas on kuningas ja seal on kaitse. Väljaspool ei ole kaitset. Pidalitõbised ei ole puhtad, ei vaimselt ega füüsiliselt. Ja see, mida räägib 3. Moosese 14, 1, 4, on tegelikult väga paljastav Jeshua kohta. Ja Jahve rääkis Moosesega üteldes, see on seadus pidalitõbise kohta ka puhastuspäevaks. Tema tuleb viia preestri juurde. Ja preester mingu väljaspoole leeri. Ja kui preester vaatab, et näe, pidalitõbisel on pidalitõbe lööve paranenud, siis preester käskigu, et puhastatava pärast võetud 2 elusat puhast lindu. Seedripuud, helepunast lõnga ja iisopi. Seedripuud, helepunast lõnga ja iisopi. Ja preester käskigu tappa 1 lind värske veega savi asja kohal. Siis ta võtku elus lind, seedripuu, helepunane lõng ja iisop ning kasku need ja elus lind värske vee kohal tapetud linnu verre. Vesi ja linnu veri. Helepunane lõng, iisop. Üks puuduv asi on veel seedripuu. Rist. Nii et tegelikult Jeshua sai pidalitõbiseks meie ees. Neetud. Ja pidalitõbi, see on üks nendest, mis sisaldab endast surmavat ja tappat mõju. Ehk siis Jeshua puhastati vastavalt Toorale. Seedripuu, punane lõng ja iisop. Ja see on samamoodi prohvetlik. Kõik, absoluutselt. Kõik lähtub Toorast. Kõik asjad. Luuka 23, 54, 56 ja see oli pühade valmistuspäev ning hingamispäev oli algamas. Aga naised, kes olid Jeshuaga koos tulnud Galileast, läksid kaasa ja vaatasid hauakambrit ja seda, kuidas tema isu sinna pandi. Siis nad pöördusid tagasi ning panid valmis lõhnarohte ja mürri. Ja šabatil puhkasid nad käsu järgi. See on 13. aviv, kolmapäev. See ei ole iga nädalane šabat. Siin ta räägib sellest, et hingamispäev oli algamas. See ei ole see reede, vaid see on 13. Ja Joosep Arimaatiast võttis selle Jeshua ihu maha, mähkis linnadesse ja asetas kaljusse raiutud hauda, kuhu polnud veel mitte kedagi maetud, ja see oli pühade valmistuspäev ning šabat oli algamas. Ehk siis, kui šabat lähenes, oli Jeshua juba hauas. Sellepärast, et me räägime 3 päevast ja 3 ööst, millal Jeshua oli hauas. Ta pidi maha võetama enne seda, kui algas šabat. Ja see oli nüüd see igapäevane šabat. See oli iganädalane šabat. Need eelnevad olid olnud 1 lisašabat pluss hapnemata leibade suur šabat. See, kus ta maha võetakse, on nüüd iga nädalane šabat. Markuse 16, 1, 2. Ja kui šabat oli möödas, ostsid Maarja Magdalena ja Jaakobuse ema, Maarja ja Salome rõhnarohte, et tulla Jeshuat võidma. Ja nädala esimesel päeval, väga vara, kui päike oli just tõusmas, tulid nad haua juurde.
Ja Maarja Magdalena tuli hauale nädala esimese päeva, varahommikul, kui oli pime, ja nägi, et kivi oli haualt ära tõstetud. Heebra keeles see esimene päev, see on nüüd Mia Shabbaton, ehk siis see tähendab seda, et kui nüüd Heebra kalendri järgi nädala esimene päev on pühapäev, siis Jeshua, ta pidi olema üles tõusnud enne, kui algas pühapäev. Ehk siis enne laupäeva päikeseloojangut. Sest et pühapäev algab laupäeva päikeseloojangut. Me jõuame kohe kalendrina. Jeshua oli juba üles tõusnud enne pühapäeva algust. See on see haud, mis oli tühi. Siin olen mina peal. See nagu ma ei leidnud parem. Ja see on nüüd see ma lihtsalt hauan. hauaaeg. See on nüüd see, kust oli kivi eest ära veeretatud. Nii et teil on lihtsalt ettekujutus, et tegelikult oli see üks pisikene augukene ja sinna ette oli siis lihtsalt niisugune nagu ratas, mis veeretati nagu veskikivi sinna ette ja see veeretati taas ära. Nii et sinna nagu väga palju midagi sisse viia ei andnud. Ja see on see, mis on ukse peal. He is not here, or he is risen. Teda ei ole siin, ta on üles tõusnud. Ja ta oli seal üles tõusnud juba laupäeva enne päikeseloojangut. Paasapühade kalender, Alvi kuus, aasta 30. Nagu Joona oli kalakõhus, Matteuse 12.40. Nagu Joona oli kalakõhus 3 päeva ja 3 ööd, nii peab ka inimese poeg olema maapõues 3 päeva ja 3 ööd. Maapõues tähendab hauas. 3 päeva ja 3 ööd. See on nüüd üks nendest kõige suurematest valedest, mida on loonud kaasaegne kristlik kirik. Et Jeshua löödi risti reedel ja 3 päeva pärast ta tõusis ülesse. Pühapäevaks ta tõusis ülesse. Aga kui me rääkisime alguses Heebra kalendrist, siis 3 ööd ja 3 päeva. Reedest pühapäevani ei tule mitte mingil kombel kokku 3 ööd ja 3 päeva. Ja seda ütles Jeshua, see on märk. Ta ütles, nii nagu Joona, nii ka inimese poeg. 3 ööd ja 3 päeva. Suurt reedet ei ole olemas, see on müüt. See on lihtsalt üks suur müüt. Seda enam, et meie kalendri järgi see päev langeb iga kuu erinevatele päevadele. See on paigas Heebra kalendri järgi, aga meie kalendri järgi, nagu me vaatasime, võib ta olla täiesti suvaline päev. Miks on oluline selle müüdi kummutamine? Sellepärast, et sealt lähtub juutide vihkamine, antisemitism, kõige esimesed pogroomid, tapmised, mõrvamised, hävitamised, tulekahjud toimusid just nimelt suurel reedel. Sellepärast, et juudid tapsid Messia. Juudid tapsid Kristuse, Jeesuse Kristuse. Nemad lõid risti Jeesuse Kristuse. Aga tegelikult, kelle käed need olid? Roomlaste käed. Kes nõudsid väike kiipäevist, eks ole. Ja need, kes karjusid lööda risti, need olid ülempreestri poolt kinni makstud. Need olid lihtsalt inimesed, kes tekitasid massi. Täpselt samamoodi nagu meil oli purunenud klaaside öö. Kristalli öö. Kui palju oli neid seal, kes tegelikult andsid neile aru, mida nad tegid. See oli lihtsalt kamp, kes oli lihtsalt ennast purju joonud nii-öelda ja väge täis tegemaks ükskõik mida. Peas, et nalja saaks, et pulli saaks. Ma ei usu, et need juudid seal küll purjus olid, kes karjusid lööda risti, aga nad ei saanud aru, mida nad tegid. Nii nagu nad ei saanud aru, kui nad ütlesid Hosianna. Nad ei saanud aru, keda nad tegelikult tervitasid. Ja mis praegu Ukrainas toimub, on samamoodi. See on kinni makstud. Just, jah. Absoluutselt. Ja sellepärast on väga oluline, et ei ole niisugust asja. Kui sa vaatad katoliku õigeusu kiriku teenistusi, mida on
nendes teenistustes ühist sellega, mida me vaatasime, mis tegelikult toimus paasapühade ajal. Seal on ainult religioossed sümbolid. Suitsutatakse mingit tossu, nagu selle kaudu tuleks pühavaim kohale. Ehk siis Yeshua sureb 14 aviv, kell 3 päeval pannakse ta hauda. Ja alles hetkel, kui oli päikeselooja, Yeshua on hauas 3 ööd ja 3 päeva, mitte alates tema surmast, vaid hauas. Ristilöömine pidi olema kolmapäeval 14 aviv, ülestõusmine laupäeval 18 aviv. Ehk siis meil on 3 ööd, kolmapäeva, neljapäeva ja reede ööd. Ja 3 päeva, neljapäeva, reede ja laupäeva päeva. 18 heebrea keeles, kuna kõik numbrid tähendavad midagi, siis 18 heebrea keeles tähendab sõna hai, mis tähendab elu. Isegi selles kohas on Jumal, Jahve, Elohim, Yeshua isa, kõik väeline looja. Isegi selles asjas ta on nii detailne, et Yeshua ülestõusmine toimub päeval, mille nimi on elu, hai. Ja siin on nüüd kalender. Ehk siis Yeshua viimane õhtusöömaaeg pidi olema, kui me lähtume sellest, et meie autoriteediks on esimene leping, vana leping, et meie autoriteediks on Toora, et paasatal pidi ohverdatama 14, siis Yeshua viimane õhtusöömaaeg pidi olema 13. õhtul, mis on teisipäeva õhtul. See ei saanud olla mitte mingi muu õhtu. Ja siis oli loogiline, et Juudas Iskariot võis minna välja ja nad võisid mõelda, et äkki ta läheb midagi ostma, sest see püha ei olnud veel alanud. Sest 14 oli see, millal algas tegelikult püha. Ristilöömine toimus 14. avivil, täpselt nii, nagu sellest kuulutab ette 2. Moosese 12. peatükk. Teda oli testitud, Jeshuat, ja oli leitud õigena. Mida teeb Pilatus? Ta peseb oma käed ja ta ütleb, mina ei leidnud selles inimeses mitte ühtegi viga. See inimene on õige. Ja see oli samamoodi vastavalt Toorale. See tal pidi kuulutatama puhtaks ja pühaks. Ja seda pidi tegema inimene autoriteediga. Taas Jumala täpse ettekirjutuse järgimine. Pilatus kuulutas, see on veatu tal. Ja pärast seda võis Yeshua risti välja. Ja edasi 15. neljapäev on piibeliks suur šabat. Ja see on juba 7 päeva kuni 21. mis on siis kõik hapnemata leibade püha 15 kuni 21. Ja 18 on siis ülestõusmispüha. Nii et siin me näeme, kuidas tegelikult need päevad kokku jooksevad. Ja need olid need päevad, need on need päevad, mis heebrea kalendri järgi ei muutu. Need ei muutu. Need on alati teisipäev, kolmapäev, neljapäev ja nii edasi. Meie kalendri järgi need muutuvad. Ja Yeshua pandi hauda millal? See ongi kolmapäeva õhtul peale ristilöömist, kui algas paasapüha. Sellepärast, et ta pidi pandama hauda enne suurt šabatit. See ongi seesama šabat. See ei ole iganädalane šabat, vaid see on seesama suur paasapüha, suur hapnemata leibade püha piibelik šabat. Ta pidi minema hauda enne kella 6 õhtut kolmapäeva. Sellepärast, et siis juba päike loojus ja hakkas suur piibelik šabat. Ja alles 17. on iganädalane šabat. See 21. peal peaks ka olema šabat? Jah, millest ka tegelikult olema. Hiiblist on tähele pannud, et 7, 14 ja 21 all on kõige olulisemad ütelused ja sündmused. Ja siis see langeb ka 14. numbri alla. Nagu püha numbri alla. Ja üldse kõikidel numbritel
ja tähtedel on heebrea keeles tähendus, prohvetlik tähendus, sest see lihtsalt ei ole niisama. Et kui sa vaatad, siis see on täiesti hämmastav. Ehk siis kui suur reede oleks olnud tõde, siis oleks meile 1 täispäev reede pluss 1 tund ja 2 ööd. Aga ikkagi jääb aega väheks. Kui see oleks neljapäev, siis meil oleks 2 päeva, 11 tundi ja 3 ööd. Aga kui ta löödi risti kolmapäeval, siis meil tuleb täpselt kokku 3 päeva ja 3 ööd. Sa oled ise selleni jõudnud, et on keegi sellega mingid materjalid aidanud ka? Ei aidanud ka. Et see on lihtsalt nagu mingisugused materjalid on olemas olnud ja siis kuna ma olen hakanud heebrea keelt õppima, siis ma olen ise ühesõnaga läinud ja ühesõnaga need asjad, mis puudutavad just konkreetselt valetõlgendusi, samamoodi kalendrit, seda kõik on võimalik internetist leida tegelikult. Aga ja samamoodi on olemas need suured piibli sõnastikud, need strongest ühesõnaga. Seal on näiteks, mis puudutab ühesõnaga kreeka keelt, on võimalik võtta välja kreekakeelne sõna, siis minna Septuagintas vaadata heebreakeelset sõna ja siis tegelikult selle tähendust nagu mõista. Et näiteks see, mis puudutab, et jüngrid tegelikult, nad pidid, et mitte nad esimesel hapnemata leibade pühal ei saadetud jüngreid vaasatalle valmistama, et see lihtsalt, see ei klapi ja siis sa lihtsalt hakkad nagu tagasi minema, sellepärast et ei ole loogist, Ja siit me jõuame siis selle ülestõusmispäeva juurde, ehk siis 3. Moosese 23:10-11 räägi Iisraeli lastega ja ütle neile, kui te tulete maale, mille mina teile annan ja lõikate selle vilja, siis viige oma lõikusest uudse vihk preestrile. Tema kõigutagu seda vihku issanda ees, et te saaksite meelepäraseks. Preester kõigutagu seda šabatile järgneval päeval. Nii et see on nüüd see, mis siis lugege endile šabatile järgnevast päevast, mida tõite kõigutud vihu 7 täisnädalat. Kuni 7. hingamispäevale järgneva päevani lugege 50 päeva, siis tooge Jahvele uus roa ohver. Ja see on ka nagu üks koht siis tegelikult, mis samamoodi annab tõestust selle kohta, et suur šabat pidi olema just nimelt 15 aviv. Sellepärast, et me peame lähtuma sellest, millal on nagu uus kuu. Et see ei võinud olla, et see ei saanud olla ükskõik missugune šabat, kuna šabateid oli mitmeid. Vaid see šavuot, ehk siis see nädalate püha, see, millest ta räägib siin 50 päeva, mis on siis ka, tegelikult ka 4 püha. Et see võis olla siis selle kalendri järgi, see võis olla ainult 6. Shivani kuu. Kuna see on ainukene koht pühades, kus antakse täpne arv ühest pühast teiseni, kuidas lugeda. Ja sellepärast, kui lugeda sellest Shavuoti pühast, sellest nädalate pühast tagasi 50 päeva, siis me jõuame täpselt taas selle 15. aviivi peale. Ja see on lihtsalt üks nendest tõestustest. Ja samamoodi me teame, et esmaviljade püha, see algas alati nädala esimesel päeval. Vahetult uudse viljapüha, jah. Ja teine asi oli veel see, et kui on heebrea kalender, me rääkisime, algab päikeseloojangust ja lõpeb päikeseloojanguga, siis ohverdamise kalender algab tegelikult päikesetõusust ja lõpeb päikesetõusuga. See on ainukene erinevus, sellepärast, et igal pool, kus me loeme, ka samamoodi paasatalle puhul oli see, et ohver peab olema ära põlenud ja sellest ei tohi midagi jääda üle hommikuks. Et siis ohverdamise kalender, see ongi see, et tappaohver pandi altarile alati enne päikesetõusu ja tuhk korjatati ära enne päeva algust.
Et siin on nagu selles mõttes, et 2 erinevat kalendrit. Või mitte kalendrit otseselt, aga see ohvri toomise kalender ei olnud päikeseloengul, vaid ohver pidi alati olema juba ära põletatud öösel. Samamoodi nagu ta ütleb, et te sööge seda, nii et ei tohi sellest jätta midagi üle hommikuks. Paasatalv pidi ära söödama enne päikesetõusu ja hommikuks ei tohtinud midagi järgi jätta. Jeshua tõuseb üles pärast iganädalast šabatit enne uudse viljapäeva päikesetõusu, enne 18 aviivi, nagu me rääkisime, enne pühapäeva. Siin on veel number 3-ga natukene tegemist. Et seesama 3, neid oli muidugi, neid on kirjakohti on rohkem, aga miks pärast see 3 on nii oluline. 3. päeval tõstis Abraham oma silmad üles ja nägi seda paika kaugelt. Ja Abraham ütles oma noortele meestele, jääge teie eesliga siia, mina ja poiss läheme sinna, kummardame ja tuleme siis tagasi teie juurde. Abraham läks ohverdama Iisakit ja see oli see 3. päev, millal tegelikult ta nägi seda paika. Ja seesama paik, kus Abraham Iisakit ohverdama läks, ongi Jeruusalemm. See ongi Mooria mägi. See ongi tegelikult seesama paik, kus Õlimäel Jeshua kõigi tõenäoliste kohaselt samamoodi ohverdati. 1. Moosese 40:13. Enne kui 3 päeva on möödunud, tõstab Vaaro su pea üles ja paneb sind tagasi su ametisse ja sa annad Vaarole karikat kätte endisel viisil, nagu siis, kui sa olid joogikallaja. Ja see on Daniel. Daniel ennustab vangiurkas, selgitab 2 unenägu. Joogikallajale ja Joosep joogikallajale ja siis toidujagalaja. Ja see on samamoodi taas tegemist on 3 päevaga ja prohvetlik on ka see, et kuna tegemist oli vere ja veega, siis see, kelle pea õlgadele jääb ja kes endiselt jagab karikat, oli joogikallaja. Pagadate ülema, et see tähendab nagu leiba. Mis on siis selle Paasa sõnum? Paasa talv on Jeshua. Pessah, Paasa, see tähendab valikuliselt mööda minema. Hapnemata leib on Messias, kes on patuta. Haputaigen on patt, aga see on ka inimeste õpetused, religioonid, inimeste doktriinid. Galaatlastele 2:20 ütleb, ja nüüd ei ela enam mina, vaid Messias, Jeshua elab minu sees. Ja mida ma veel elan oma ihus, seda ma elan usus. Jahve pojasse, kes mind on armastanud ja iseenese on andnud minu ees. Ehk siis see haputaigen on see, mis on viinud kristliku koguduse sellesse kohta, kus me täna oleme. Sellepärast, et on kuulatud inimeste õpetusi, doktriine. Jeshua hoiatab selle eest. Jüngrid ei saa sellest alguses aru. Nad mõtlevad, et räägitakse haputaimest, aga tegelikult ta räägib variseride õpetustest. Need on need doktriinid, mille kohaselt tänasel päeval peetakse munade püha, lihavõtte püha, mille kohaselt peetakse jõule. Need on kõik inimest tehtud doktriinid. See on see tegelikult, millest Jeshua tuli meid vabastama. Kui judaism oleks olnud täiuslik, siis ei oleks vaja olnud sellest vabastada. See ei tähenda seda, et juutidel ei ole traditsioone, religiooni. Ka neil on. Jeshua rääkis variseridest ja kirjatundjatest vägagi kohtumõistvat. Viska välja haputaigen, patt ja inimeste tehtud doktriinid. Kõik, mis on lisatud Jahve sõnale ja toorale. Kõik see, mis on lisatud siia, sellele sõnale, viska välja.
taotle tõde. Väljavõte Nikea kirikukogu otsustest 325. aastal keisri Konstantinuse kiri. See on nüüd see, kus sai alguse, mitte tegelikult päris alguse, sellepärast et kirikuisad alates teisest sajandist juba levitasid antijudaistlikku õpetust ja antisemitismi. Aga see on häll asendusteoloogia. Mis puudutab küsimust püha kokkutuleku, Easter, see on siis nüüd inglise keeles. Kreeka viljakus jumalanna, Astarte nimi, mitte Pesach. Mis puudutab küsimust püha Astarte tähistamist, siis oleks üleüldise mugavuse huvides hea, kui seda tähistatakse ühel ja samal kindlaks määratud päeval. Mis võiks olla ilusam ja ihaldusväärsem, kui kogu kristlik kirik teeks seda samal päeval ja samal kombel. Nagu juba välja kuulutatud, et oleks eriliselt vääritu selle kõige pühama püha puhul järgida juutide kommet ja ajaarvestust. Juutide, kelle käed on määritud kõige jubedama kuriteoga ja kelle meeled on pimestatud. Seetõttu ei peaks meil olema midagi ühist juutidega, sest päästja on meile näidanud teise tee. On võimalik, et Jeshua näitab kristlikule kirikule teise tee kui selle tee, mille ta oli näidanud maailma loomisest alates. Meie aga järgime oma ülistuses palju õiguspärasemat ja mugavamat kurssi, pidades silmas päevade järjestust nädalas. Seega üksmeelselt võttes omaks selle kursi, kallid vennad, me soovime olla lahutatud juutide jälestusväärsest seltskonnast, sest on lausa häbiväärne kuulda juute üleolevat rääkimas, justkui ilma nende toora seadusi järgimata meie kristlased ei saaks pühi kokkutulekut tähistada. Kuidas saaksime meie, vennad, järgida neid pimedusega löödud juute? Meie kohus on mitte rüvetada oma hingi suhtlemise läbi selliste jälestusväärsete ja kurjade inimeste juutidega. See on see haputaigen. Mis räägib iseenda sees? Meenutab väga sellist Hitleri propagandameistri kõrvetsi ka, et see on nägi sarnane. Aga Martin Luther... Millest nad juurde süüdistavad, see nende enda sees praegu. Kurjus on nende enda sees. Sest et siin on samamoodi, siin on, selles tekstis on 21 vale sees. Ja isa ja poeg on juba lahutatud. Jah, juba. Ja mis siis on Paasa sõnum taas? Põgene kiiruga. Mis juhtus Egiptuses? Tuli koheselt. Nad ei jõudnud isegi mitte leiba või taimelt kerkida lasta. Nad kandsid leivakünasid selja peal. Ja isegi on öeldud, et osadel oli see leivatainas, mis kooses ainult veest ja jahust, oli lihtsalt kanga sisse, rätiku sisse pandud. Nii et see küpses nende selja peal, sel ajal, kui nad jooksid seljas. Riided olid seljas, oli võtnud ka riided ära. Jah, nii et see päikese higi tulemused. Teist nii hõlpsesti takerdunud taks, mis jooksid võidujooksu teile määratud võiduauline pool. Jah. Ja oluline ongi see just, et see oli kiiruga. Miks pärast rõhutas Jahve seda kiiresti minemist? Sellepärast, et ta teab, et inimlikul loomusel on see viga küljes. Et ta hakkab kahtlema. Ta hakkab kahtlema, kas Jumal ikka ütles midagi? Kas ikka tõesti või? Ta pidi ju, aga ei ole. Samamoodi Iisraeli rahvas ei olnud mingil kombel teistsugune. Minu rahval on kalduvus minust ära tõrdada. Kuigi teda kutsub tihti ülespoole, ometi ei tõuse neist ükski. See on meie tamu. Ja sellepärast ongi see hapnemata leib on see nii oluline sümbol, et see kiirus. Ja tänapäeval samamoodi, kui tuleb Jumala sõna, kui Jumala sõna siin ütleb, nüüd paranda meelt, nüüd on see koht, nüüd jookse, siis sa pead seda tegema kohe, sest kui sa hakkad mõtlema, kui sa jätad selle võimaluse, et võib-olla homme, siis on juba hilja. Sest et ega tema ei maga. Ta tuleb sulle kohe, hakkab ketrama neid kahtlusi.
ja kõhklusi. Ja see on samamoodi selle paasa sõnum. Et kui sa oled puhastatud, kui sa oled Jeshua selle kalli verega pestud, kui sa oled sellest patuloomusest lahti ostetud, siis sa pead kiiruga ära jooksma kõigest sellest. See on see radikaalsus. See on see, et nüüd ja kohe. See ei ole samm-sammult ja natukese haava. See Katša seletas ükskord oma sellele raadi ütles, mis teega Eesti rahvas viga on. Jumala vaim kutsub kohe. Kohe tuleb tulla. Nii kutsub kohe. Altari kutse. Ja kui see on sõna kohane. Teist korda ta kukkusid, siis terve saal nutis. Kõik põrand oli värg. Mina isiklikult olin seal oma pikad juuksed väljad ise värg. Et kõik kahetsid. Meeleparandus ja andestuse ja pääste vastuvõtmine talle verest. Talle verest. Maksaleib ongi see sümboolne Jeshua piinatud ja murtud ihu. Sa oled päästetud talle vere läbi, mitte oma tegude kaudu. Iisraellased ei olnud väärt tegelikult olemaks päästetud Egiptusest ja välja viidud, sest Egiptus on orjus. See on täpselt seesama, millest Jeshua meid välja tõi. Ta tõi meid välja patu orjusest. Kui Iisraeli rahvas oli Egiptuses, siis nad olid orjad. Ka meie olime patu orjad, kuni selle hetkeni, millal tal, Jeshua, valas oma vere. Mitte meie tegude kaudu. Mitte sellepärast, et me oleme nii tublid ja suudame. Vihameel on vaen Jumala vastu. See orjus ongi tegelikult vihaorjus. Inimesed on oma kõhuorjad, oma himud orjad. Jah, orjused on väga mitmeid. See on uus elu Jeshuas Messias. See on uuendatud lepingu sulase staatus. See on seesama Galaatlastele 2.20. Nüüd ei ela enam mitte mina, vaid Messias elab minu sees. Kes on Messias? Messias on Jumala sõna. Mis on Jumala sõna? Toora on Jumala sõna. Ta elab sinu sees. Sa ei saa seda ignoreerida. Sa ei saa öelda, et see kuulub kuskile vanasse testamenti. Sellepärast, et kui Jeshua elab sinu sees, siis kogu pühakiri elab sinu sees. Ja mida ma veel elan oma ihus, seda ma elan ihus. Seda ma elan usus Jahve pojasse, kes mind on armastanud ja on enese andnud minu eest. Patt on meie eludest eemaldatud. Ja me saame uue loomuse. Käimine sõnakuulelikkusest tema seadustele toorale, mis on kirjutatud pühavaimu sõrmega meie südametesse. Ei ole olemas uut lepingut, uut testamenti kristlastega, vaid on ainult olemas üks leping ja see leping on sõlmitud Iisraeli ja juutidega, juudi ja Iisraeli sooga, ehk siis nendest 12 suguharust. Ta ütleb Jeremiia 31.33, vaid leping, mille ma teen Iisraeli sooga, kellega? Iisraeli sooga, mitte kristlastega. Kristlasid ei olnud olemas. Isegi uues testamendis ei olnud ühtegi kristlast olemas. Sellepärast, et ainus sõna, kus öeldakse, et neid nimetati kristlasteks, ka see on heebrea keeles. Notsrim. Aga notsrim tähendab need, kes on naatsaritlased, järglased. Uues testamendis ei ole sõna Kristus. Kristus on kreeka sõna. Vaid leping, mille ma teen teiega, on niisugune. Ma panen nende sisse oma seaduse, oma toora ja kirjutan selle neile südamesse. Siis ma olen neile Jahveeks ja nemad on mulle rahvaks. Siis ei õpeta üks enam teist ega venda öeldes tunne issanda. Sest nad kõik tunnevad mind nii hästi pisikesed kui suured, ütleb issand, sest ma annan andeks nende süü ega tuleta enam meelde nende pattu. Sama on kõigist suurtest prohvetitest kirjas sama leping. Ezekielist ja Isaiast. Jah, see on küll. See läheb veel edasi siin. Aga küsimus on selles, kas me tänasel päeval oleme, kas me oleme selles kohas, kus me võime öelda, et üks ei pea õpetama teist, vend vendaga, õde. Kas me võime täna öelda, et kõik tunnevad Jahveed? Nii hästi pisukest kui suured. Ei või. Sellepärast, kui mina kui pagan saan päästetud ja hakkan lugema pühakirja, siis ma loen seda vastavalt sellele oma maailma piirile.
ma ei loe ju vastavalt sellele, mis oli tegelikult juudi kultuur ja kust see kõik alguse sai. Ja sellepärast ma tõlgendangi kõik asju oma moodi. Oma asja maiguga. Aga ikkagi see annab tunnistust, et see päev ei ole veel kätte jõudnud. See päev ei ole veel kätte jõudnud. Isegi kui Jeshua valas oma vere, isegi kui ta tõi ennast ohvriks, ta nii-öelda eemaldas patuloomuse meist, aga see päev ei ole veel käes. See päev veel tuleb ja sellest räägib ka meile. Paasa sõnum on see, et patt on meie eludest eemaldatud ja me saame uue loomuse. Aga see tähendab seda, et meie eludest on eemaldatud kõik see, mis oli. See ei eemalda kõiki tulevasi patte, mida me teeme. See ei ole garantiikiri, et ela kuidas tahad, tee mis tahad. Jeshua on maksnud hinna. Nüüd ei ole enam vaja järgida. Jeshua eemaldas. Ta ei katnud seda pattu. Ükskord aastas ülempreester läks kõige pühamasse paika ja see ohver, mille ta tõi, kattis Iisraeli rahva patud 9 aastaks. Kõige esimene ohver, mille valas Elohim Eedeni aiast, kui ta tegi inimesele riided. Kõige esimene loomaohver. Aga ta kattis. Ta ei eemaldanud. Ta ei eraldanud inimest patust. See, mida tuli tegema Jeshua, eemaldas. Ja me saime uue loomuse. Aga me peame sellest kinni hoidma. Me elame ülestõusmise väes. Meid on ristitud Jeshua ülestõusmise kaudu. Mitte Jeesuse nimesse, vaid Jeshua nimesse. Sellepärast, et tema nimi tähendab seesama, kes tuleb ja lunastab ja vabastab ja päästab oma rahva tema pattudest. Pühaduse taotlemine ja selles käimine. Olge pühad, sest mina olen püha. 1. Peetrus 1, 14-15. Nii nagu kuulekad lapsed, ärge ka teie kohanege oma kunagise teadmatusaja himudega. Teadmatusaeg ja kunagine. Ärge kohanege. Ärge minge tagasi Egiptusesse. Lihapottide küüsaukude juurde. Seda igatses Iisraeli rahvas kõrbes. Ärge kohanege, vaid taotlege pühadust ja käige sellest. Vaid saage pühaks kogu oma käitumisega, nii nagu on püha see, kes teid on kutsunud. Sest on kirjutatud, olge pühad, sest mina olen püha. Ja teate, mis kohta ta siin tsiteerib? See on veel üks püha leht. See on Mooses kirjas, see Tooras on kirjas. Jah, aga millega see seoses on? See on väga huvitav, mida enamus kristlasi lihtsalt ignoreerivad. 3. Moosese 11. Kõigile tuttav, loodetavasti, peatükk puhtad ja roojased loomad. Ja ta tsiteerib sellest kohast. Sest mina olen Jahve, teie Jumal. See on 3. Moosese 11:44. Sest mina olen Jahve, teie Jumal. Pühitsege siis endid ja olge pühad, sest mina olen püha. Ärge roojastage oma hingi, mitte ühegi roomaja pärast, kes maa peal roomab. Sest mina olen Jahve, kes teid tõi ära Egiptuse maalt. Ta tõi ära Egiptuse maalt. Et olla teile Jumalaks. Olge siis pühad, sest mina olen püha. Ja eelnevalt on ta üles loetlenud kõik need roomajad, linnud, veeelanikud, putukad, kõik asjad. Ta on niivõrd detailne. Ta isegi loetleb siin üle kõik rohupirksude liigid, mida võib süüa. Kotkaste liigid, mida ei või süüa. Ja kui lähtuda sellest, et Peetrus tsiteerib seda kirja kohta,
siis üldiselt inimesed, kui nad midagi tsiteerivad, siis nad jagavad seda arvamust. Ja kui see, mida Peetrus tsiteerib siin, olge pühad, sest mina olen püha, siis mitte mina ei ütle seda. Pühakiri ütleb, et pühadus on seotud ka sellega, mida me sööme. Millest me toitume. See ei ole mitte see, et mina ei tea, ma arvan, et see ei ole nii-öelda elu ja surma, et see ei ole nii-öelda pääste küsimus. Aga me vaatame siin mingisugune hetk veel, kuidas tegelikult Jaakobus seostab sõna otseses mõttes selle pääste küsimusega. Mis sa sööd, et sa nii tarkunud? Ta sai toitu. Ma räägin, et mis sa sööd, et sa nii tarkunud? Kõik, mis on košer. Sina oled see, mis sina sööd. Ja vot selline väljendab. Ja selle kohta, tead, mis selle kohta on öeldud, kui mina olen ka need asju kogu aeg rääkinud. Et sa ei ole armu all, sa oled käsu all. Kui sina ei söö kõike, siis sa oled käsu all, sa ei ole armu all. Vot seda niimoodi on öeldud. Aga kas sa arvad, kas Peetrus oli käsu all? Mina sain kõigest. Ja, aga ma mõtlengi, et sellepärast ongi, siin on need seosed, et see praegu, mida Peetrus tsiteerib, ta räägib pühadusest ja samas ta tsiteerib kirja kohta, mis räägib puhastest ja rüvedatest loomadest, mis räägib sellest, mida me sööme. Räägib meie ihust. Insultid, infarktid, vähid, 100 häda. Aga nagu see ütles öösel saates, et sealiha ja igast vähid saab vähki, et see on hea soodusaies. Ja kui palju näed seda õnnetust, et täna oli olevist, et oli oreastunud kastes. Ja need inimesed otsivad, lähevad sinna, et korraga keegi saaks siis puudutada. Ma kõrvalt vaatasin, nad on nagu lambad, kellel ei ole karjast. Sinna päris lõppu välja, et Jeshua täitis nii šabati kui ka uudsevilja püha seadused, tuues esile nende pühade täie tähenduse iseenda läbi. Me rääkisime alguses, et kõik pühad on tegelikult vari nendest asjadest, mis on taevas. Kõik pühad on otsene evangeelium ja otsene ettekuulutus ja profeteering. Ja sellepärast Jeshua tõi läbi pühade esile nende täie tähenduse. Samamoodi on ka see Moadim. Jahve ilmutab ennast. Pühade läbi ta toob tähenduse iseenda kohta. Ta ei tühistanud neid, vaid ta tuli täitma. Matteuse 5, 17, 19. Ärge arvake, et ma olen tulnud tühistama profeteid või seadust. Ma ei ole tulnud neid tühistama, vaid täitma. Nii kaua, kui püsib taevas ja maa, päike ja kuu. On meil pealt taevas siin näha või? On küll, jah. Kaardiga ette tõmmatud. Vaadake hommikul välja, kas on päike? Nii kaua, kui püsib taevas, päike ja kuu. Nii kaua, kui kaua see on? Nii kaua, kui nad püsivad. Nii kaua, kui sa näed hommikul päikest ja kuud. Nii kaua ei kao minu käsuõpetused. Ühtegi tähekest, ühtegi kripsukest ega ühtegi märgikest. Ta ei tulnud neid tühistama, vaid täitma. Jeshua on meie Shabbat, meie Shalom, terviklikkuse, rahu ja hingamise paik ning uudse vili, esmasündinu surnute seast, kes tõusis üles 18. Avivi kuul, mis on. Ta ei saanud sinna jääda 4. ööks. Üks öö on siis, öö on öö, neid ei ole rohkem, üks öö on. Kolmapäev vastu neljapäeva, neljapäev vastu reede, reede vastu laupäeva, 3 ööd ja 3 päeva. Neljapäev, reede ja laupäeva päev, siis, mis lõppes sellega, et ta tõusis ülesse uudse vilja püha hakul, ehk siis ööl vastu 18. See päev algus. Ja see tegelikult algab päev. See on nagu jah, see on nagu esimese päeva, aga ta ei tõusnud mitte üles, mitte nagu siis päikese tõusuga, vaid
ta tõusis siis, kui päike oli loojunud. Päike oli loojunud. Ja šabat oli lõppenud. Ja šabat oli lõppenud. Šabati lõpus tõusis üles. Kus on 18. Kui 18. algas, siis ta tõusis üles. 18. kuupäev algas laupäev õhtul. Jah, päikese loe. Minu arust see räägid Andri, kuidas tema täitis. Kuidas tema täitis täpselt seda, mis oli kirjutatud vanasse seadusse. Et siin ongi, et sa tood täpselt välja, kuidas ta seda täitis. Mitte nii, nagu ütleme, kristlikus kirikus on pandud asjad, mis ei klapi just. Sa räägid seda, mis nagu klapib, eks täpselt selle seadusega kokku. Jah, sest ta ei saanud teha mitte midagi muud. Tema ettemääratus oli tulla kuningana. Ta tuli ja sai orjaks, aga tema ettemääratus oli minna ja tõusta üles kuningana. Taldes kannab ära manna päkki. Just, ja selleks on teatud, seal on väga konkreetselt, kui sa loed seda toorat, siis on väga konkreetselt on kirja pandud, mis protseduurid on selleks vajalikud. Sa pead täpselt täitma neid ja sellepärast ongi, et nad kõik jooksevad kokku, kui sa tead, kuidas nad peavad toora järgi olema. Halleluja, Jeshua, ma tänan sind, et sina oled täitnud, et sina oled täiuslikkuseni viinud selle arusaama nendest pühadest. Ma tänan sind, et sa jätkuvalt õpetad ja suunad. Ma tänan sind, et me võime tõepoolest mõista kõigi nende pühade tähendust, nende eesmärki, nende profeteeringuid. Ma tänan, et sina oled see, kes on meie paasatall. Ja ma tänan, et see patuloomus on meist välja kistud. Ma tänan selle pühaduse ja puhtuse eest, mida sa oled meie sisse pannud. Sina, kes sa oled veatud all, aga kes sa tuled tagasi, kui mörgad lõvi, kui juuda lõvi, kui lõvi juuda suguharust. Sa ei tule enam tagasi nagu tal. Ja ma tänan, et ka 1. Peetruse 3. peatükk ütleb, et kui kohtumõistmine saab alguse meist, Jumala kojast, siis mis saab sellega, kes ei tunne sind? Jeshua, ma tänan, et sa aitad meil puhastuda, et me oleksime valmis selleks lepingulaeka asetamiseks meie sisse, milleks me oleme kutsutud olema. Püha preesterkond, Melkisedeki korra järele, Melech Sadok, õigsuse kuningas. Me oleme kutsutud olema õigsuse kuningad, kes elavad õigsuses. Ja tegelikult sõna õigsus tähendab sõnaraamatu järgi need, kes järgivad toorat. Ma tänasin selle õigsuse ja pühatuse eest. Ma tänasin selle püha eest, mida sa oled meile praegu näidanud ja selgitanud. Ja ma tänan, et sina annad võimaluse igale ühele meist pidada neid asju, mida sa oled määranud, et me peaksime. Kallis ruahakodes näitas sina, kallis püha vaim. Näita ka pühakirjast. Me lugesime täna ühte osa, aga ma tänan, et me võime kõik lugeda veel selleks, et mõista seda paasapüha, mitte munade püha, mitte lihavõtte püha, vaid paasapüha tähendust ja mõtet. Sinu läbi. Halleluja.